tere! Wellness-lugude järjejutt jätkub sellise teemaga, nagu on kasulikud toiduained. Ma usun, et te kõik teate, mis on kasulikud toiduained ja mis ei ole kasulikud toiduained. Aga tahan natukene teises võtmes rääkida nendest. Mulle meenus kunagine seminar, terviseseminar Soomes, ma arvan, et 5-6 aastat tagasi, kus siis ühe esinejana astus üles Krister Sundqvist, kes on siis tervisenõustaja ja bioloogia professor. Ja tema äärmiselt toredas humoorikas võtmes rääkis kasulikest toiduainetest. Ja esiteks ta tõi välja muidugi selle, et kasulikud on need puu- ja köögiviljad, mida sa reaalselt nagu ära sööd. Neid häid toiduaineid, mida sa ei söö, need ei ole sinu jaoks absoluutselt kasulikud. No nali naljaks. Ja siis ta läks lavale, selline vanem härrasmees, sall oli ümber kaela ja suur poekott oli tal ka üle õla ja ütles siis oma etteaste jätkuks, et kui sa lähed kauplusesse, kui sa lähed ostma süüa, et mis sul on vaja siis kaasa võtta. Tal olid seal muidugi seal kotis siis need esemed kaasas ka, aga mina nendega ei hakka siin praegu niisugust väljanäitust tegema. Ja tema siis ütles 6 asja, mis peaks olema poodi minnes kaasas. Et esiteks on siis mõõdulint. Kui ma täna seda mõõdulindi ja mõõtmist räägin, siis see kõlab hoopis teises võtmes, aga tookord 5-6 aastat tagasi oli tal siis mõõdulind sellepärast kaasas, et mõõta kassast siis 1,5 meetrit ja ütles, et sellel alal sa kindlasti kasulikke toiduaineid ei leia. Ehk mis seal kassade juures siis väljapanek on? Mine poodi, vaata selle pilguga ka, et mis seal siis on. Et Krister Sundqvist ütles küll, et sealt sa nagu kasulikku toiduainet endale ei leia. Teiseks, mis ta välja tõi, siis kõrvaklapid. Kõrvaklapid siis nagu selles mõttes, et sa ei kuuleks kõike seda osta kohe reklaami ja mis täna ainult viimane võimalus on, et sa oleksid oma ostudes kindel ja järjepidev ja tunned ära, mida sul vaja on ja jätkad oma valitud seda ostunimekirja nii-öelda, et siis kõrvaklapid pähe, saad rahulikult toimetada, ei lase ennast reklaamist ära eksitada. Ja 3. asi, mis oli siis kasulik, siis pesupulk. Pesupulk ta siis pani endal nina kinni, et ta siis ei tunneks neid grillkana ja kaneelikuklite lõhna, mis samuti tühja kõhuga sa lähed automaatselt kohe siis sinna letti, kus sa saad kõike hõrgutavat ja lõhnavat, mis ei pruugi jälle sulle just parasjagu kasulik olla. Et ühesõnaga, et ära lase eksitada nendest aroomidest poes. Ja põlvekaitsmed olid tal ka siis kaasas, ehk siis kui te teate seda väljapanekut, poodides on ju maast laeni, siis põlvekaitsmed kasutas ta siis alumistel riiuritel nii-öelda uurimast, et mis valikud seal on ja kas ma sealt siis leian ja et mitte siis niimoodi seal põlvitada mugavamalt otsida, olid tal siis põlvekaitsmed. Ja loomulikult järgmine ese oli luup, mis ta siis palus kaasa võtta, et kõik need kirjad, kõik need, mis nad sisaldavad, kõik pakendite peal on äärmiselt peenes kirjas. Tõesti, ma olen mõelnud, kuidas suudetakse nii peenikest trükimusta üldse välja trükkida. Et sa siis saaksid lugeda, kui kasulikud need ained on, mis seal sisaldus, kellele see on mõeldud ja mis asi see on, et siis luup on sulle abiks nende väikeste tähtede ja numbrite lugemisel. Ja kõige lõpuks ta ütles siis, et poodi võta kaasa vanaema.
et miks vanaema. Või lihtsalt see inimene, kes veel oskab nii-öelda algallikatest, algproduktidest, kartulitest, peetidest, porganditest, lihast, erinevatest lihadest üldsegi toitu kokku keeta. Et see oli siis selline tähelepanek, et väga oluline on osata endale ise süüa teha. Kõike lihast igasuguseid rulaade ja vorste ja siis smooringuid, et tänapäeval me läheme kergema vastupanu teed, ostame palju nagu juba poolfabrikaate ja seda ta siis tõi välja, et no ei ole kõige parem valik, et väga hea on, kui sul on keegi, kes oskab süüa teha. Et tema siis tõi välja, et need vanemad inimesed, vanaemad pidid siis ju kõike ise tegema. Et nendel need oskused on veel säilinud. Ja loomulikult tõi ta siis selles humoorikas võtmes ka välja selle, et toidulisandid on ikkagi ka omal kohal. See ei olnud küll tema etteaste, aga ikkagi toon siinkohal ära, et toidulisandeid, kalaõli, olgu see siis kalaõli või kaltsium, meie luud ja kondid vajavad lisaturgutust vitamiinide näol, et kui sul on enda valik leitud, väga hea, ja kui sul tekkis küsimusi, et mis võiks olla või mis nendes purkides siin on, siis kirjuta, helista, räägin hea meelega, et leida endale nii-öelda parimad lahendused, sest me peame ennast tervelt hoidma ja tervelt püsima, kes me siis ei tahaks olla rõõmus ja terve. Tänan, loodan, et siit oli sellist teistmoodi mõtlemist ja kui poodi lähed, siis tuleta meelde, 1,5 meetrit kassast midagi kasulikku sa ei leia. Ja ära lase siis eksitada kõikidel reklaamidel ja meeldivatel aroomidel enda ostunimekirja. Kõike head sulle!